ei erista peaaegu 30-seks saavatest noortest mitte miski. Käin tööl, elan oma arust päris kihvti elu, kui ainult see, et vajan abi kõikides käelistes tegevustes. Et saaks hommikul püksid jalga, õhtul duši all käidud, vahepeal tööle minna, töölt tulla, hubist läbi minna, tegeleda oma hobidega ja elada täiesti igapäevast elu. Kui kolisin Tallinnasse, siis kandideerisin Statistikaametis tööle ja tõdisev nagu ma olin seal proovitööl äkki ühel päeval ja oli vaja teha selline arvutiga proovitöö. Ja siis inimene seal küsis, et aga kuidas ma siis kirjutan, eks ole, et ta sai aru, et kätega ma just väga palju arvutiga kirjutada ei saa. Ja siis ma mõtlesin, et see raisk ma unustasin oma varja maha. Aga kuna emps ootas ukse taga ja ma teadsin, et ma jätsin selle hambavarja sinna tema käekotti, et siis läksin, tõin selle hambavarja ära. Ma kujutan ette, et selle personalispetsialisti üllatus oli päris suur. Aga selle proovitöö ma sain ilusti tehtud ja sain tööle. Minu unistused ei ole suured, on seotud igapäevaelus hakkama saamisega. Ma arvan, et kui mul on täna kasutada selline platvorm nagu on Helpific, et see lisab kindlasti sellist kindlust ja ka natuke turvatunnet, et mingitel eluperioodidel või hetkedel, kui mul on abi vaja, et siis ma ka selle abi leian. Puue on ka nagu punk, nii nagu punkarid jäävad tänaval kõigile silma, kõigile meelde, siis ka puudega inimesed. Me oleme õhku tõusnud, tule lükka hoogu juurde! Julgustuksid neid inimesi, mõlemad poolt. Jooge koos õlut.